Noored tulevad aina meelsamini aega teenima. Sel aastal asub oma algatusel ajateenistusse 59% noortest, mis on 11% enam kui möödunud aastal. Aina enam nähakse ka ajateenistuses võimalusi tulevaseks karjääriks. Eks siin on kõik, ootused on kõrged. Ootan, et tuleb tore, aga on natuke nii hirmus ka. No mis see põhiline hirm võiks olla? Metsas magamine ja uni, aga trenni tuleb ka ikka teha natukene, nii et eks näis, kas füüsiliselt ka hakkama saab. Teate ka, mis teid ees ootab või? Enam-vähem, jah. Arvate, et sellest ajateenistusest on kasu ka teile? Midagi ikka. No mis te loodate õppida? Varem magama minemist. No vägev tunne, vaatame, mis juhtub, ikkagi on huvitav. Veits olen sellises hea šokis, et ikkagi lähen ja vaatame, mis juhtub hiljem. Vanematel ja tüdruksõpradel polnud täna kergem kui ajateenistusse minevatel noortel meestel. Eks ema süda muretseb ikka ka seal, kus tegelikult muretsema ei peaks. Teilne õhtu oli hirmsam, et täna on juba vähe kergem olemine. Aga mis siis eile õhtul toimus? Muretsen ikkagi ju. Ikka muretsed lapse pärast. Et mis ja kuidas. No teil on vist päris pisar silmas või? Tuul on. No mul sama siin. No aga öelge, kas teil on samamoodi natukene hirmus ka nagu emalgi? Ei, mul on hea meel, et ta läheb. No miks nii? Õpib äkki midagi. No kunagi öeldi, et ajateenistus teeb poisist mehe. Mis te sellest arvate? Ma usun seda. Keda te siis saadate nüüd praegu täna aega teenima? Parimat sõpra. Siis nagu poissõpra? Põhimõtteliselt. No aga mis tunnetega siis nüüd üks noormees siis teele läheb praegu, mida neiu süda tunneb? Neiu süda tunneb natuke kurbust, natuke uhkust, jah. No 8 kuud on pikk aeg, olete mõelnud selle peale? No 8 kuud, natuke pikka. Mis seal teha? Saadan täpselt sama inimestele, ka meie üks parim sõber. Ja. Et lihtsalt sõpruskonnas nüüd noormees läheb aega teenima? Ja tulime lihtsalt toetama teda, et isegi kui ta võib-olla ei näita seda välja, ma arvan, et see on ikkagi tema jaoks ka päris raske, et minna selliseks pikaks ajaks ära. Muretsemiseks ei ole põhjust, ehk siis me võtame nad vastu, me kasvatame neid, me õpetame neid ja enam kui selge on see, et kui nad 8 kuu pärast ajateenistusse lõpetavad, siis nad on teistmoodi inimesed, nad on võib-olla oskavad kappi paremini korda teha, võib-olla oskavad süüa teha ja nii edasi, et nad on kindlasti iseseisvamad. No öelge, mis need põhioskused on, mis nüüd poisid siis ajateenistusest kaasa saavad? Erinevad, pigem on see sõduriõpe, ehk siis nüüd hakkab pihta neil sõduri baaskursus, mis kestab 7 või 8 nädalat sõltuvalt üksusest ja seal nad õpivad toitu valmistama, kuidas ise ellu jääda, kuidas relva käsitleda, kuidas varustust pakkida ja nii edasi ja nii edasi. Et ajateenistuse maine on ajas ainult paremaks muutunud, kinnitatakse ka Kaitseressursside Ametist. Populaarsed on ka erinevad projektid, mille kaudu saavad klassi- ja koolikaaslased või sõpruskonnad läbida teenistuse üheskoos. Meil on praegusel hetkel siis liidetud omavahel 2 projekti, üks on siis sõpradega ajateenistusse ja teine on klassiga ajateenistusse. Tegemist on siis nüüd ühe ühisprojektiga koos ajateenistusse. Selle raames läheb nüüd sügiskutsega teenistusse 4 gruppi ja ka naiste teenistusse ergutamiseks oleme viinud läbi erinevaid kampaaniaid. Aga ma arvan, et see põhisõnum on selles mõttes üsna hästi juba mõjunud, et noorte kaitsetahe tõuseb järk-järgult ja omal algatusel tullakse ikkagi teenistusse aina suuremas mahus, nii et täna juba on näha, et ka avalikul tööturul ikkagi ajateenistuse läbimine tuleb väga palju noortele kasuks, sest et omandatakse nii palju erinevaid oskuseid ja minu meelest kõige parem võib-olla väljund ajateenistusest on ikkagi edasine tee tegevteenistusse, et võimalus ära siduda oma karjäär kaitseväega, kus on ikkagi meeletult palju võimalusi eneseteostuseks ja karjäär on ka ju väga mitmekesine ja põnev, nii et ootame väga, et noored, kes täna asuvad bussidega ajateenistusse, asuksid siis juba 8 kuu pärast meile tegevteenistusse.